Tere õhtust ja tervitusi saatest Tallinna Panoraam. Järgneva tunni jooksul toon teieni ülevaate lõppeva nädala olulisematest pealinna sündmustest. Linnahalli saatusest ootame stuudiosse rääkima Tallinna linnapea Mihhail Kõlvartit. Meie teine külaline, kirglik linnarattur Mart Sander räägib Tallinnas rattaga sõitmise võimalustest ja väljakutsetest. Aastaid kasutu ja tühjana seisnud Tallinna linnahall ning selle ümbrus saab lähiaastail uue hingamise. Arenduse maksumuseks on hinnatud 300 miljonit eurot. Kui kõik kaasa töötavad, siis ma arvan, et 5 aastaga on valmis, jah. Tallinn aitab korteriühistutel ehitada hoovidesse rattaparkimismaju. Linn toetab kuni 70% projekti maksumusest. Tallinn soovib peagi alustada Peterburi tee projekteerimisega ja kui riik appi tuleb, alustatakse ehitusega aastal 2023. Ma arvan, et riik peaks olema huvitatud sellest, et Peterburi tee saab kord. Kellerteater sai 1-aastaseks. Paljudele tallinlastele on teater koos kohvikuga saanud mõnusaks paigaks, kus aega veeta ning etendusi nautida. Publik on selle üles leidnud, samamoodi kontsert oleme korraldanud, kirjandusõhtuid. Viimane suurem avalik üritus toimus Linnahallis 27. detsembril aastal 2009. 10 aastat on seisnud hoone tühjalt ja kasutult. Linnahalli on küll himustunud mitu investorit, kuid käsi ühegi kosilasega pole löödud. Selle nädala kolmapäeval jõuti lõpuks läbimurdani, mis Linnahallile ja ümberkaudsetele kruntidele annab uue elu ja hingamise. Sel nädalal sõlmisid Tallinna linn, aktsiaselts Infortar ja Tallink koostööleppe Linnahalli ja ümbritseva ala arendamiseks. Pole mingi saladus, et Infortar on püüdnud Linnahalli ala arendamises osaleda juba aastal 2006, soovides hoone taha juba siis sadamat rajada. Siiski jäi toona asi linna poolt katki. Aga siis eelmine aasta tuli Tallinna linn jälle tagasi ja ütles, et kas me oleks huvitatud seda arendama. Ja kuna me oleme juba aastast 2009 tegelikult Linnahalli kõrval seda piirkonda arendanud, ehitanud 2 bürohoonet ja 2 hotelli, 450 hotelliruumi ja nagu ma ütlesin, 2 basseini ja 3 restorani ja 4 baari ja 500 töökohta sinna toonud. Ja meil on Linnahall kogu aeg silme ees olnud ja seal 10 aastagi ei ole mitte midagi liigutatud, mitte midagi tehtud, siis me võtsime sellest mõttest kohe kinni, kui linnavalitsus eelmise aasta lõpus nüüd pakkus. Seega oligi linnal kõige mõistlikum asju ajada firmaga, mis niigi Linnahalli ümbrust arendab. Aga on oluline see moment on see, et kui me tahame seda Linnahalli piirkonda arendada, siis me peame sinna elu sisse tooma, me peame sinna inimesi tooma ja siin ongi nagu Tallinkil väga suur sünergia, kui me Linnahalli sadama arendame piisavalt suureks, et Tallinki laevad saavad sinna sisse sõita, siis me saame sinna tuua 8–10 miljonit inimest ja siis saab seal nii kontserte pakkuda kui konverentsiturismi arendada, kui kaubandust, kui muid äriteenuseid. Kui kaua läheb aega, et me saame siis uude Linnahalli minna? Kui kõik kaasa töötavad, siis ma arvan, et 5 aastaga on valmis, jah. Nagu kuulsite, on Tallinkil suur roll rahva Linnahalli juurde toomisel ja juba praegu prognoosivad partnerid Linnahalli kvartali külastatavuseks üle 10 miljoni inimese. Tallinki laevadega sõidab juba täna miljoneid inimesi näiteks Soome ja Eesti vahet ning see ongi selle ärimudeli üks nurgakivi. Me otsisime pikalt lahendust, Eesti riik on otsinud ja Tallinna linn, kuidas esiteks Tallinna linna rajada rahvusvaheline konverentsikeskus, teiseks kuidas korda teha Linnahall. Meie näeme seda, et suunates Tallinki laevad uude Tallinki Linnahalli sadamasse on võimalik selle sünergias tagada see, et Linnahall saab korda, Eesti saab endale väga korraliku konverentsi kontsertkeskuse ning see kõik on majandatav ilma avaliku sektori vahenditeta. Nii et usun, et see on win-win-win, ehk siis võit kõigile, nii Tallinna linnale, Tallinki aktsionäridele kui Infortarile. Kolmepoolselt kasulik tundub tehing tõesti olevat, ent siiski jagunes osalus 33% Infortar, 33% Tallink ja 34% Tallinna linn. Pikas perspektiivis on ta kindlasti kasulik. Tallink Grupp on 11 aktsionäri ühisomandis olev börsiettevõte. Meie ülesanne on teha
majanduslikult kasulikke otsuseid ja me näeme, et kui me suudame edasi aidata arendada Eesti turismi, Tallinna turismi, siis sellest võidavad kõik. Võidab Eesti majandus, võidab Tallinn ja võidab loomulikult ka Tallinn, kes loodab kõik need turistid Eestisse tuua. Ühisettevõtted luues teevad kõik osanikud sissemakse 1 000 000 eurot vastavalt iga osaniku osalusprotsendile. Tallinna osa sellest on 340 000 eurot ja hilisemaid rahalisi kulutusi linn tegema ei pea. Kogu projekti eeldatav maksumus on ligikaudu 300 miljonit eurot. Linnahalli rõõmusõnumiga siit stuudiost ka jätkame ja mul on hea meel tervitada Tallinna linnapead Mihhail Kõlvartit. Tere õhtust! Tere õhtust! See linnahalli müük võttis väga kaua aega või siis sellest asja saamine ja nüüd see siis sündis. Et miks nii kaua aega läks ja miks siis just nüüd? Ja, no, alustame sellest, et ei olnud mingit müüki. Et tõepoolest avalikul sektoril on 2 võimalust. Ega ka Tallinna linnal on 2 võimalust. Kas müüa ja siis pealt vaadata, kuidas arendaja midagi teeb linnahalliga või siis investeerida linna eelarvest ja pärast ka ülal pidada. Meie valik on hoopis midagi muud. Me teeme koostööd erapartneritega, jääme omanikuks, säilitame kontrolli, aga ka tulevikus meie eesmärk on ka saada tulu nii linnale kui ka tallinlastele. Minu küsimus oli veidi ajendatud teie oponendi Hanno Matto artiklist, kus ta ütleb, et linnahall parseldati maha. Et kas oli siis parseldamine? No, alustame sellest, et midagi reaalselt otsustada, selleks on vaja saada ka volikogu kinnitust ja volikogu peab otsustama. Praegu me räägime sellest, et tuleb teha kõike vajalikke analüüse, tuleb läbi töötada tuleviku lepingu sisu ja ainult siis me saame öelda, et asi on otsustatud. Aga ma kordan veel üks kord, et Tallinna linn ei kavatse midagi müüa. Vastupidi, me soovime saada veel suuremaks omanikuks, sest see, mida me tulevikus saame, ei ole ainult kontserdisaal ja rahvusvaheline konverentsikeskus, see on ka hotell, ärikeskus ja sadam. Sinna just tahtsin ka jõuda, et siin meie sõsarpealinnal Helsingil on olemas sadam ja see toob neile linnakassasse korraliku sissetuleku, et kas see on siis ka Tallinna perspektiiv? Ja, nagu ma ütlesin, et see projekt annab meile võimaluse mitte ainult renoveerida linnahalli ja ehitada konverentsikeskuse, vaid ka see projekt peab tooma ka Tallinnale tulu. Kuidas on ülalpidamiskuludega? Teatavasti see konverentsikeskus ja suur kontserdisaal, need saavad olema korralikud rahanõudjad. Et kas see projekt jõuab nii-öelda nulli või hakkab kasumit tootma? Millised need prognoosid on? No, loomulikult meie soov, et see projekt tooks kasumi ja just selline valem, kus erinevad tegevused loovad sünergiat ja ka see, et üheks osaks on just sadam, mis prognooside järgi iga aasta toob umbes 10 miljonit inimest, see peaks looma tõepoolest sellist ressurssi, mis annab ka ärile vajaliku potentsiaali, et see oleks kasumlik nii linnale kui ka meie partneritele. Kas sellist kooslust, sadam ja kontserdisaal on kuskil veel maailmas? No, tegelikult see on ju loogiline, et meie külalised tulevad külla ja kohe on siin nii konverentsisaal kui ka kontserdisaal ja ka hotell. See on tegelikult väga mugav. Aga võib-olla heaks näideks on Oslo ooperimaja, mis samamoodi on mere ääres, ilusa vaadega ja loomulikult ka ilusa arhitektuuri. No see projekt on selline suur ja väga mahukas. Mis need aastanumbrid on? Et mis päeval me siis saame sinna majja sisse astuda, millal see valmis on ja mis päeval see projekt ennast ära hakkab tasuma ja mis päeval siis linn kasumit hakkab saama? Tahaks muidugi homme, et homme oleks valmis ja ülehomme saaks juba kasumi. Aga reaalsus tähendab ikkagi erinevaid uuringuid,
sealhulgas ka keskkonnamõju uuring ja ka analüüsid, sealhulgas ka liikluskorralduse analüüs ja igasugused kooskõlastused eelkõige riigiasutustega. Et vaatamata sellele, et meil on plaanis tegutseda väga operatiivselt, aga ka meie partnerid on huvitatud projekti realiseerida lähiajal. Aga vaatamata sellele, et kõik ettevalmistusetapid võtavad 2 aastat, ma arvan. Ja siis ehitus, tegelikult sellise suure projekti puhul see ehitus ei võtakski väga palju aega, et umbes 3 aastat. Ehk siis, kui me 5 aastaga jõuame projekti ellu viia, siis tegelikult läheb hästi. Aga nagu ma ütlesin, et iga suure projekti puhul, eriti sellise unikaalse projekti puhul, on oodata erinevaid asjaolusid, mis hakkavad ainult tekkima tulevikus. Nii et umbes 2025? Väga tahaks, et see oleks juba 2025. Suur aitäh, Mihhail Kõlvart tulemast. Aitäh. Nüüd me lähme ajalooga veidi tagasi ja vaatame Tallinna linna minevikku ja vaatame Raine Karbi loomingut. Linnahall on üks just neid objekte, kus on hästi selgelt näha arhitekti niisugune tema mõte, see, mis ta tahtis teha ja ta viib selle läbi. Ehk siis Linnahalli puhul oli ju terve rida niisugusi vaja täiesti leiutada uusi konstruktiivseid lahendusi, sest et maja on niisugustel tasanditele tõstetud, seal oli, ma ei mäleta enam, mitmed kümned insenerid, kes selle objektiga tegelesid ja lahendasid selliseid konstruktsioone, mida varem polnud üldse tehtud. Ja lõpetades niisuguste asjadega nagu näiteks see interjööri kontseptsioon, kus arhitekti mõte on ju see, et inimene tuleb just nagu sisse sellisesse hoonesse, mis on maastikku ära peidetud, ta ei aima seal taga üldse niisugust siseruumi, aga siseruumis on niisugune üllatus, kõik on järsku avatud ruum kuni sinnamaani välja, et niipea kui me foajee nurga tagant tuleme, näeme kohe seda saali. Ehk siis see allalastav sein, nagu kogu niisuguse amfiteatri ulatuse sein, oli juba algselt arhitekti täiesti kindel kontseptsiooni osa, millest ta lihtsalt ei taganenud. Ehkki talle tõenäoliselt räägiti pikalt ja laialt, kui kallis seda teha on ja äkki teeme tavalise seina ja teeme uksed ja kõik edasi. Et see viidi läbi niisugusena ja tänu sellele säilis tema idee sellest siseruumist, mis on hästi avatud, hästi liikuv ja kus kohe tekib kõikide ruumide vahel täiesti selged visuaalsed seosed. Kuigi Linnahalli peetakse üheks olümpiarajatiseks, siis algselt ei olnud neil kahel omavahel seost. Tollal oli Nõukogude Liidus kombeks, et igas liiduvabariigi pealinnas peab olema 6000 kohaline spordisaal. Ehitamise aeg 70ndate lõpp langes kokku teiste olümpiarajatiste rajamisega ning seetõttu olid parimad ehitajad juba hõivatud. Linnahall kerkis aga Komsomoli löökehitusena. Linnahalli valmides tuleb meri kesklinnale lähemale. Ennekõike tähendab Linnahall aga 6000 kuulajat, vaatajat mahutavat saali, kus tänavu suvel peetakse Eesti NSV 40. aastapäeva pidustusi ja olümpiaregati kultuuriüritusi. Seal oli väga palju keerulisust, väga palju raskusi, kõik need raudteeharud, millega arhitekt pidi hakkama saama, sest et loomulikult mingil hetkel selgus, et neid ei õnnestugi kuhugi ära tõsta ja siis oli seal nii-öelda Moskva alluvusega tööstus ja üsnagi niisugused, olen lugenud protokolli, kus seda esimesena arvutatakse, leitakse, et see on küll ilus, võiks olla küll ilus, aga et see on nii suurte raskustega seotud, pluss ka see pinnase probleem, mis seal oli mereäärsel alal. Aga lõpuks siiski, kuna tegemist oli ikkagi olümpiaobjektiga ja ta sai oma niisugused heakskiidud lõpuks siiski kätte ja Raine Karp oskas Linnahalli puhul väga hästi nendes piiratud tingimustes, ehk siis kas või see sama raudteeharu, mis ju läheb Linnahallil, mis jäi ju alles ja mille kohale hoone tõuseb estakaadina,
kõik selle säilitada ja selle sinna suurepäraselt ära paigutada, sest et tagamõte oli ju väga ilus. See hoone tegelikult oli esimene siis hoone, millega Tallinn tegelikult merele juba avanes. Kui kõrvalruumides käis veel ehitamine, peeti 80. aasta juulis tollases Vladimir Iljitš Lenini nimelises kultuuri- ja spordipalee kontsertsaalis maha esimene üritus. Partei valitsuse juhid eesotsas Karl Vaino ja tolleaegse valitsusjuhiga suure punase või rohelise kaleviga laud ja presiidium ja mängiti hümni ja punalipud ja nii edasi. See oli tegelikult esimene üritus. Järgnesid aastad täis tihedat kontserttegevust, mil linnahallis toimusid lauluvõistlused ning esinesid menuartistid Nõukogude Liidust ning Läänestki. Kuna linnahall oli siis ainukene suur saal, siis kõik suured artistid, kuna me olime siis Nõukogude aeg, siis kõigepealt kõik tollased Venemaa tipptähed, Alla Pugatšova, Kirkorov, Sofia Rotaru, Valeri Leontjev, Juri Antonov, Mašina Vremid ja kõik need käisid meilt läbi. Aga Eesti kontsertite puhul need korraldas ka Eesti Filharmoonia. Need olid siis Eesti ansamblid. Need olid populaarsed, meil olid ka siis täismaja ja ka mitte üks ainukene kontsert ei olnud, vaid ikkagi 2-3 kontserti oli. No muidugi see kurikuulus 88 aasta, kus linnahallis olid erakordselt huvitavad ajad. Siis oli Interrinne, siis oli Rahvarinne, siis olid roheliste liikumised, siis oli sinised mingisugused käisid seal koos. Ümber linnahalli kihas ja kees ja oli päris jube oli mõnikord vaadata seda põlevate silmadega rahva hulka ja nojah. Muuseas, kui realiseerunud oleksid kõik tolle aja linnaehituse plaanid, siis kulgeks praegu linnahallid treppidel pulvar otse Viru hotellini. Arhitekt Raine Karbi ehitised Tallinnas on ühed omanäolisemad. Neid on põlatud, kuid ka armastatud. Kindel on see, et tema suured 80. aastatel valminud objektid on määratlenud Tallinnas palju liikumiskeskusi. Postimaja, linnahall, Rahvusraamatukogu ning endine Sakala keskus, millest tänasel päeval enam rääkida ei saa. Kõik need 4 hoonet tegid Raine Karbist märkehitiste autori, kes on kujundanud linna üldilmet. Tallinn näitab korteriühistutel ehitada hoovidesse rattaparkimismaju. Linn toetab kuni 70% projekti maksumusest. Tallinn soovib peagi alustada Peterburi tee projekteerimisega ja kui riik appi tuleb, alustatakse ehitusega aastal 2023. Ma arvan, et riik peaks olema huvitatud sellest, et Peterburi tee saab kord. Kellerteater sai 1-aastaseks. Paljudele tallinlastele on teater koos kohvikuga saanud mõnusaks paigaks, kus aega veeta ning etendusi nautida. Publik on selle üles leidnud, samamoodi kontsert oleme korraldanud, kirjandusõhtuid, galerii. Tere tulemast tagasi vaatama Tallinna panoraami. Järgmise teema läbi ilmneb, et tõeline diskrimineeritud vähemus Tallinnas on jalgrattaga linnas liiklejad. Et ometi on just nemad need, tänu kelle liikumisviisile linna õhk veidigi puhtam on. Linn on omalt poolt üha laiendanud rattateede võrku ning samuti on loodud võimalus ühistutele taodelda toetust hoovi rattamaja rajamiseks. Siiski võiks linna ja igapäevaselt rattaga sõitjate koostöö tulemusel sündida hulganisti lahendusi, mis märksa enam linlasi jalgrattaga liiklema meelitaks. Tallinn soovib läbi erinevate meetmete mõjutada pealinlasi liikuma, kasutades rohkem keskkonnasäästlikemaid viise. Ent näiteks rattaomanikud, kes meeleldi seda teekski, ütlevad, et rattateede võrk polegi niivõrd suur kitsaskoht, kuivõrd sõiduki hoiustamisega seondub. Eriti terav on see probleem kortermajades. Selle probleemi lahendamist pärsivad 2 asja. Üks asi on see, et kui on korteriühistul on võetud juba peale remondilaen, siis uut laenu sinna võtta on väga keeruline. Teine asi on see, et see probleem puudutab ainult väikest gruppi ühistuliikmet, aga mitte kõike.
inimesed, kes siin elasid, hoidsid oma rattaid kas lihtsalt koridooris või viisid üles oma korterisse. Aga kui nad ongi seal koridori sees, siis nad on ju jalus inimestel, see ei ole ka normaalne. Ja kui sa pead teda iga päev viima 5. korrusele ülesse oma korterisse, see ei ole ka väga mugav. Minu meelest praegu ikkagi Eestis üleüldiselt jalgrattaga niimoodi igapäevaselt sõidab alla 5%, aga võiks sõita näiteks 20%. Lauteri 8 hoovis on kohti vaid 20 rattale. Märt Randoja toob välja, et taoline hoiupaik hõivab kortermaja hoovis vaid 1,5 autokoha. Samuti ei tasu unustada, et hoides ratast korteris on selgi pinnal ju oma ruutmeetri hind. Nii julgustab Randoja taotlema linna pakutavat hoovid korda toetust, mille raames saab ka rahastust rattamaja rajamiseks. Mis selline rattamaja maksab? Ta jääb kusagil 5 ja 7 000 euri vahele paigaldatuna koha peal viimistletud ja kõik. See maksumus ei olegi nii hull, aga see sõltub väga palju sellest, et mida sinna tahetakse. Kas tahetakse valvesüsteemid, tahetakse elektroonilist läbipääsu. Üks tore ja usin korteriühistu esimees tegi rattahoiuruumi oma keldrisse, kortermaja keldrisse. No täna me seda toetust ei ole veel, aga kui ka sellise toetusliigi järgi kasvaks nõudmine, siis kes teab, võib-olla teeme sellisegi toetuse liigi. Lisaks EHA-võrgu mõttele tulevikus toetada ka ühistute keldritesse rajatavaid rattahoiupaiku, soovitab Märt Randoja linnal tekitada ühistranspordisõlmedesse vastavaid turvalisi hoiukohti. Mujal maailmas on väga levinud see, et on ka transpordisõlmede juures on näiteks sellised rataste hoiustamise kohad. Ja see ongi üks väga oluline võimalus pikendada ühistranspordi tagamaad. Meie näiteks oleme Läänemaal pannud selle tarbeks ühte bussipeatusse rattamaja just selle mõttega, et naaberkülade inimesed ei peaks Tallinna kippudes sinna autoga sõitma. Hoovid korda toetuse taotlusvoor tänavuseks aastaks on sulgunud, ent just praegu on õige aeg hakata tegema projekte tuleva aasta taotlusvooru jaoks. Toetame kuni 70% siis sellest maksumusest. Hakake ruttu koostama projekti, et rattaparklat rajada oma hoovi, oma õue, kortermaja õue ja järgmisel aastal siis 1. jaanuarist alates ootame neid projektitaotlusi. Linnas rattaga sõitmise teemal jätkame ja mul on üks väga kirglik linnas rattaga sõitja külas, Mart Sander, tere õhtust. Tere. Aitäh tulemast ja kui kirglik see rattasõitja on siis? No nii palju, kui ma linnas üldse liigun, ma üritan liikuda rattaga. Ma elan südalinnas, mul ei ole mõtet pidada autot. Kui ta mul oleks teda kuhugi panna. Ja sageli on olnud olukordi, kus ma sõidan autoga võidu, ehk siis osa inimesi stardib autoga, mina stardin rattaga ja kui see on linna piires, siin südalinna piires, siis ma jõuan tavaliselt kiiremini kohale. No siin just vaadatud loos tuli jutuks, et nii suur probleem linnas ei olegi rattateede võrgustik, kuivõrd ratta hoiustamine. Kuidas tundub, kas see on probleem teile? See on väga-väga suur probleem. Ma sõidan aasta ringselt, ma tulin siia ka täna rattaga ja kui on üldse kuskil rattaparkimise kohta, siis reeglina on see väga valesti disainitud. Mul tundub, et disainerid pole ise kunagi ratast omanud, ega tea, kuidas seda kinnitada üldse tuleb. Kuidas teil majas on? Et siin enne räägiti sellest, et ühistus on tihtipeale seal paarkümmend inimest, kus on ühistus 120 inimest, siis väga paljud ei soovi sellist rattamaja omale. Kuidas teie majas on? Me ei ole seda teemat puudutanud, aga ma olen täitsa kindel, et ei soovitaks. Sest et mina olen ilmselt üks väheseid, kes rattaga sõidab kogu aeg. Meil on Eesti-aegne maja, kus oli algselt planeeritud 3 garaaži. Meil on sisehoov, mis on loomulikult tulvil autosid. Kui ma peaksin kellegi ütlema, et loobume nüüd 1 või 2 autokohast, et sinna saaks mina oma rattast panna, siis mind saadetakse sellelt koosolekult lihtsalt välja ilmselt. Õnneks mul on samas majas minu galerii, kus ma siis galeriisse ratast küll ei sobi, aga mis teha? Seal ma ratast nagu hoiustan, nii et mul seda probleemi pole. Aga rattamaja ma ei usu. No juba oli juttu nendest vahepeatustest, kauplused, bussipeatused. Siin eelnevalt tehti just ettepanek, et näed, et transpordisõlmedes võiks olla ka sellised ratta hoidmise kohad. Et
Mis te sellest arvate? Väga paljudes kohtades võiks olla, meil on tohutult neid europarklaid ja muid ja nendes võiksid ju olla samuti, ehitatakse ju suuri uusi maju, aga jällegi ei mõelda nagu üldse, ehitati suur Rimi Pärnu maanteele, kus on ametlikult just nagu 4 parkimiskohta, kuigi sinna mahub umbes 1000 inimest sinna sisse, sinna 4 parkida ei saa tehniliselt, sinna saab panna 3 ratast. No selliseid valearvestusi on väga-väga palju, aga bussipeatused ja sellised on minu meelest hea mõte. Seal on ümber sellist pinda, mis ei sega tegelikult kedagi ja need majad ei pea ju vist väga suured olema. Ratas ei võta nii palju ruumi. No siin eelnevalt öeldi, et see on 1,5 auto parkimiskoht 20 rattale. Kõlab väga hästi. No mis ettepanekud teil oleks, kui teie saaksite olla selles komisjonis, kes töötab nüüd välja seda hoovid korda projekti ja ühtlasi sellist meedet, mis aitab siis soosida rattaga sõitmist linnas. Mis ettepanekud teil oleks? No loomulikult ma ütleks tegelikult, et no siin räägib rattur, eks ole, kellel autot polegi, et tehke autodele rohkem kohti, kuhu panna ja jätke need sisehoovid pigem siis rohkem tõesti inimestele, eriti südalinnas ratturitele, sest südalinn on hea koht tegelikult, kus liikuda ilma autota. Suur aitäh tulemast ja edu siis rattaga sõitmisel ja turvalisi liiklusolukordi. Suur tänu, Tarvis. Tallinn soovib peagi alustada Peterburi tee projekteerimisega ja kui riik appi tuleb, alustatakse ehitusega aastal 2023. Ma arvan, et riik peaks olema huvitatud sellest, et Peterburi tee saab kord. Kellerteater sai 1-aastaseks. Paljudele tallinlastele on teater koos kohvikuga saanud mõnusaks paigaks, kus aega veeta ning etendusi nautida. Publik on selle üles leidnud, samamoodi kontsert oleme korraldanud, kirjandusõhtuid. Linna vanemale sõjaajaloole keskendunud Kikinda kökis on Tallinna Mustpeade vennaskonna trumme, turniirioda ja käsitsi tikitud lipp Püha Mauritiuse peaga. Jätkub saade Tallinna Panoraam. Riik ja linn vaidlevad juba 6 aastat selle üle, kes peaks investeerima Peterburi teekorda tegemisse. Linna hinnangul on vaja minev summa 40 miljonit eurot, kuid linna eelarves sellist raha ei ole. On kiigatud riigi poole, sest on ju Peterburi tee riigile oluline transiittee. Ent riik vaidleb vastu, kuna tänaval puuduvad riigitee tunnused. Mida teha lagunenud Peterburi teega ja kes peaks seda rahastama? Tallinna linn sooviks, et transiitteed, mis linna läbivad, kuuluksid riigiteede nimekirja ja nende korrasoleku eest vastutaks riik. Riigi tellitud analüüs aga näitas, et Tallinnal pole mitte ühtegi tänavat, kus oleks riigitee tunnused. Üks selline objekt on minu paremal käel, see on Peterburi tee, mille üle vaieldakse juba aastaid. Kohe läheme uurime, kas linn ja riik hakkavad ka kuidagi kokkuleppele jõudma ja millal võiks olla see päev, kui kopp maasse lüüakse. Eks tuleks alustada ikkagi sealt, et meil oleks vaja tee valmis projekteerida, siis saame teada hinna ja siis me oskame rääkida ka täpsemalt summadest, et mis on vaja, kui palju keegi siis peaks finantseerima. Räägitud on summast 40 miljonit eurot, mida oleks vaja Peterburi tee täismahus rekonstrueerimiseks. Kui suurusjärk on 40 miljonit ja Tallinn ütleb, et tal on näiteks selle projekti rahastamiseks vaja kaasabi, no siis selles osas tuleb hakata läbi rääkima, kas siis riigiga või on see mingi muu finantseerimisvahend, meetod, et see on kõik nagu tuleviku küsimus. Tundub, et vaidlusmomenti hetkel Peterburi tee osas enam ei ole. Seega uurime abilinnapea Kalle Klandorfilt, millal linn intensiivselt murekohaks oleva Peterburi teega tegelema hakkab. Mul on plaan täna viia linnastrateegiasse see, et me saaksime alustada sellel aastal juba projekteerimist. Nii et kui me täna muudame linnastrateegiat nendel päevadel, siis ma arvan, et me alustamegi sellel aastal projekteerimisega. Ja ma arvan, see projekteerimine kestab siis terve 21. aasta ja selleks ajaks ma usun, et on ka riigil selged need rahad, mis siis Euroopa Liidust tulevad ja siis me võiksime küll koostööd teha. Lahendust tuleb otsida, sest sel aastal algav Väo ristmiku ehitus teeb probleemi veelgi teravamaks. Ristmiku ümber ehitamine 2-tasandiliseks maksab ainuüksi 20 miljonit eurot, ent Peterburi teele jätkub sealt vaid väikese lõigu remondiks. Tallinn siis on andnud riigile võimalus oma maale ehitada see Väo liiklussõlm.
ja riik on selle nii-öelda ettepaneku vastu võtnud ja nüüd me siis ootame ka seda, et riik tuleb siis nii-öelda Tallinna teele, paneb õla alla, et see muutuks ka osaliselt nii-öelda riigiteeks. Kas me nüüd juriidiliselt seda muudame riigiteeks, aga igal juhul ma arvan, et riik peaks olema huvitatud sellest, et Peterburi tee saab kord. Tallinn tahtis juba 2014. aastal anda riigile üle tänavad, mis linnaisade arvates vastavad riigiteede tunnustele. Siis mindi riigikohtuni välja, kuid soovitud tulemust linnale ei tulnud. Ministeeriumi sõnum linnale on leidke raha projekteerimiseks ja abi riigi poolt tuleb. Mul on väga hea meel, kui Tallinn on selle nii-öelda projekti ja projekteerimiseks nii-öelda raha leidnud ja sellega algust teinud. Et see on esimene samm selles suunas, kus me saame rääkida sellest, et me lõpuks jõuame mingisuguse projektini ja sealt juba edasi ka rahastus võib-olla kokkulepeteni. Veel on olnud vaidlus küsimuseks, millises pikkuses peaks Peterburi teed rekonstrueerima. On räägitud vahemaast Väoristist Smuuli tee ristmikuni, ent tegelikult vajab Peterburi tee kuni Ülemisteni rekonstrueerimist. Vähemalt projekteerime ta Ülemisteni välja, sest ega see ots, mis üle Smuuli linna poole läheb, et ega see on ka suhteliselt halvas korras. Seal on veel sisuliselt üks arusaamatu viadukt, mida praegu enam pole vaja. Võib-olla see viadukt on vaja lammutada, võib-olla seal on leida teine funktsioon talle. Ühesõnaga see kõik projekteerimise käigus selgub. Ja mina leian küll, et võiks sinna, ütleme, trammiteeni välja ta rekonstrueerida. Kalle Klandorf ütles veel, et projekteerima asutakse järgmisel aastal ja Kopa saab tee ehituseks maasse lüüa aastal 2023. Linnateedel ka jätkame. Tänases liikluspildis on tähelepanu all ühistransport ja ühistranspordiraja kasutamise reeglid. Tere hea Tallinna liikluspildi vaataja. Tänases saates pöörame tähelepanu ühistranspordile. Ja seda sellel põhjusel, et iga päev kasutab Tallinna ühistransporti peaaegu sama palju inimesi, kui on Tallinnasse ametlikult registreeritud elanikke. Aga enne vaatame veel ühte liiklusõnnetust. Palume olla eriti tähelepanelikud nendel tänavatel, kus asuvad ühistranspordi sõidurajad. Juhul kui te takistate ühistransporti või peaks juhtuma liiklusõnnetus, nagu juures olevalt pildilt näha, sageli sunnitakse sellega ühistransporti mööduma ohtlikul viisil, näiteks vastassuunavööndi kaudu. Ja kuna televaataja on küsinud, kellele ja milleks need ühistranspordiradasid linnas ikkagi vaja on, siis küsime seda otse ühelt Tallinna ühistranspordi korraldajalt Andres Unnilt. Hommikuti sõidavad depoodest välja siis kokku ligi 500 ühissõidukit, trammid, trollid, bussid ja päevas tehakse nendega suurusjärk 400 000 sõitu. Kui me mõtleme, et see hulk inimesi kasutaks sõiduautosid, siis on see arvestatav liiklusruumi kokkuhoid, mis tekib ühissõiduki kasutamisest. Ühissõidukite radade üks mõte ongi selles, et teha ühissõidukite liikumine sujuvamaks ja kiiremaks. Kui sinna nüüd satuvad lisaks ühissõidukitele ka tavaliiklejad, siis need olulisel määral takistavad ühissõidukite sõitmist. Ühissõiduk on oma mõõtmetelt ja massilt oluliselt suurem tavalisest sõiduautost ja kui tal antakse võimalus liigelda eraldi sõidurajal, on see tegelikult kõikidele liiklejatele ohutum. Kindlasti on oluline ka keskkonna aspekt. Mida sujuvamalt saab ühissõiduk liigelda, seda vähem ta peab tegema äkilisi pidurdamisi, samuti kohalt võtta. Kui me kõik täidaksime korrektselt eeskirju, oleksime üksteise suhtes mõistvad ja arvestavad, siis kindlasti on kogu liikluspilt sujuvam ja ohutum. Ja eelneva valguses on põhjust küsida politseilt, milline on siis tegelik olukord Tallinna ühistranspordiradadel. Pilt oli kurb või öelda masendav, et autojuhid ei pea sellest kinni, kasutavad ühissõiduki rada nagu tavalist sõidurada. Eks need vabandused on erinevad, kes ütles, et ta vahetult tuli sinna rajale, kes ütles, et ta tahtis ära keerata, kes ütles, et on kiire. See näitab suhtumist liikluseeskirjasse või liiklusseadusesse, et ei peeta kinni, vaid pigem mõeldakse, kuidas endal on mugav. Milline peaks olema järelevalve
ühistranspordiradade väärkasutamise vältimiseks? Kui me räägime selle Gonsiori tänavast, seal oli väga palju rikkumisi ja kui võtta teised ühissõidukurajad, mis Tallinna linnas on, siis väga palju seal kasutatakse autojuhtide poolt seda ühissõidukurada, mida ei peaks tegema ja mis peaks andma eelise bussijuhtide, kiiremini bussid saaks liigelda. Jah, me teeme seda järelevalvet, teeme seda nii Gonsiori tänavaga mujal, aga nii harva, kui me oleme nendes kohtades, me sellel hetkel suudame seda ravida, aga pikas perspektiivis see kahjuks tulemust ei anna. Kindlasti üks hea lahendus ja mis lahendaks seda probleemi on automaatne järelevalve, läbi mille on võimalik inimeste nii-öelda seaduskuulekust tõsta ja panna neid vastavalt käituma. Täname teid vaatamast. Loodame, et meie saated aitavad ära hoida tulevikus nii mõnegi liiklusõnnetuse. Soovime teile ohutut liiklemist. Nüüd liigume pildiga Keller teatrisse. 1-aastaseks saanud põnevusteater on püüdnud luua publikuga intiimse kontakti nii, et näitlejad ei ole vaatajatest eraldatud lavaaugus eesriide taga, vaid kõik sünnib publiku käeulatuses. Aasta aega tegutsenud teatrijuht ütleb, et õdusat keskkonda tullakse nautima mitte ainult etenduste pärast, vaid Keller teatrist on saanud rahvale ka armastatud ajaveetmispaik. Täna aasta eest uksed avanud Keller teater asub Tallinna vanalinnas Uue tänava püssirohuaidas. Ehtsat tulevärki seal küll ei toimu, aga külastajate sõnul eriliselt mõnusat atmosfääri, suupisteid jooke ja mõistagi põnevuste rohkeid etendusi jagub küllaga. Rahvas armastab seda maja ja maja oma inimesi ka. See, et koht on hakanud tööle teatripaigana, et publik on selle üles leidnud, samamoodi kontsert oleme korraldanud, kirjandusõhtuid, galerii põhimõtteliselt on ka, kohvikuna tegutseme päeval, et kõik need ideed on tegelikult, ütleme, teostunud. Aasta jooksul on Keller teater pakkunud publikule 6 oma lavastust, mõeldud on nii lastele kui täiskasvanutele. Ja kui mõnele inimesele on just Keller teater elu esimene teater, kuhu jalad viinud, siis näiteks paljudele on teater koos kohvikuga saanud mõnusaimaks paigaks, kus aega veeta ning elu ja etendusi nautida. Meie printsiip on just nimelt seda väga erilist ruumi, seda erilise atmosfääriga ruumi rakendada niimoodi, et me ei muuda seda black boxiks või ühesõnaga me ei ehita siia sisse lavakasti, ei eralda eesriidega publikut, vaid kõik lavastused, mis siin toimuvadki selles ruumis. Kas siin kummitab ka? Jaa, kindlasti. Oli selline juhus, et ma läksin õhtul koju, alati ju kontrollid kõik üle, kõik oli korras, hommikul tulen tagasi, oli tualeti uks kinni, lukus seespoolt. Mina seda lahti ei saanud, läksin, kutsusin ühe härrasmehe, kes mulle selle lahti tegi ja siis selgus, et pildiraam, mis oli seina peal, oli maha kukkunud. Aga need ei ole üldse halvad, kes siin võimutavad. Nad on siuksed head, ma arvan, nad hoiavad meid. Mis on teatrijuhile kõige parem tagasiside publikult? Küll oli täna õudne olla. Ja kui selle juurde käivad ka veel säravad silmad. Et eks see on ju kõik mäng, et ei ole kunagi tahtnud kedagi surmani ära hirmutada või panna niimoodi ehmatama, et tal süda seisma jääb. Aeg on paisanud Tallinna Mustpeade vennaskonna ajaloolised esemed ning dokumendid laiali mitmesse muuseumi arhiivi. Linna vanemale sõjaajalole keskendunud Kikinda köökis võime näha Mustpeade trumme, turniirioda ja käsitsi tikitud lippu Püha Mauritiuse peaga. Muinsustervitus. Me oleme tulnud suurtükitorni Kikinda köök, mis on kujundatud Tallinna vanema sõjaajaloo muuseumiks. Ja me tulime vaatama Tallinna Mustpeade vennaskonna relikveid. Mis seos on Mustpeade vennaskonnal sõjandusega? Mustpeade vennaskond on vanale Liivimaale ainuomane nähtus. Ei Saksamaal, Rootsis ega mujal selliseid vennaskondi polnud. Aga neid oli 2 tüüpi.
üks oli noored sõjasulased, maaisandad teenistuses, tavaliselt noored aadlikud, nii et võiks nimetada ka rüütliorduks. Aga teine oli rohkem kaubanduslik ja nemad olid üldiselt kaubasellid ja moodustasid aga ka sõjalise üksuse. Tallinnas võiks öelda, et see oli Tallinna esimene ratsaeskadron. Kõigil neil olid hobused, sõjariistad ning vajaduse korral tegelesid nad linnakaitsega. Kristlike põhimõtete hulka kuulub ka rassi ülesus. Ole sa valge, must või kollane, peaasi, et sa oled kristlane. Ja selle tõttu ei ole ka imeks panna, et meil siin ikkagi valge nahalise rahva üks kaitsepühakuid vennaskonnale on hoopis mustanahaline. See on varakristlik pühak Mauritius, kes 3. sajandi lõpus on kuldlegendi järgi olnud Egiptuses Teebais kohaliku Rooma leegioni pealik ning saadetud sõtta Galliasse, kuid kuskil Šveitsi piirkonnas keiser Maxentius tuli ja nõudis, et nad ohverdaksid Olümpose jumalatele, aga kuna nemad olid kristlased, nad keeldusid ja nad hukati. Ja sellest peale see Mauritius, Teebai leegioni juht, sai kristlikus maailmas Euroopas ennast salgava kristliku rüütli sümboliks, kes pigem sureb, kui loobub oma usust. Katoliku ajal kummardati muidugi mitmesuguseid pühakuid ning oma sõjalise seotuse tõttu olid Tallinna mustpeadel lisaks Mauritiusele väga auväärsed ka Victor Marseille'st ning Püha Jüri. Ja siin me näemegi ühte reljeefi 15. sajandist Püha Jüri ja mustpeade vapiga. Sinna on küll peale kirjutatud aastaarv 1561, aga see ei tähista muud kui üht järjekordset reljeefi ülevärvimist. Lahingukogemusi omandasid Tallinna mustpeade vennad üsna palju Liivimaa sõja ajal. Esimene suur sõjaline kokkupõrge moskoviitidega oli 1560. aastal Tõnismäe taga, kuhu oli tulnud Läänemaalt Vene vägi koos röövitud karja ja vangidega ning tallinlased tulid linnast välja, ründasid Vene väge, ajasid kõik kariloomad ja vangid Tallinna, aga samas lähenes teine suurem Vene üksus ja siis läks juba väga veriseks kokkupõrkeks, mille käigus oli hukkunud mõlemal pool ja tallinlastest sai surma ka 10 Tallinna mustpeade vennaskonna liiget, kellele Tallinna kunstnik Lambert Klandorp maalis aastal 1561 mälestustahvli. Nagu me näeme, on esiplaanil risti löödu jalamill põlvitavad 10 meest. Toona ei olnud mustpeadel veel vormi ja kõik nad on nii-öelda erariietes. Ja üleval tahvlil on toodud ära kõigi nende nimed. Mustpeade ajalooliste reliikvete hulka kuuluvad mitte üksnes trummid, vaid ka mitmesugused relvad. Siin võime näha särpi, vapiga ning sõjaväestatud mustpea mundar. Mis puutub seda särpi kullatud vapiga, siis tõenäoliselt eriti pidulikel puhkudel kandis mustpeade vennaskonna vanem seda oma rinnal. Kuid Rootsi ajal said nad ka mundri ja see oli Rootsi värvides, sinine kollasega. Aga Tsaari-Vene ajal Aleksandr I keiser, kes ka külastas vendi ja võeti nende auliikmeks vastu, annetas neile loa kanda Vene husaari vormi kohast vormiriietust. Loomulikult on mustpeade vennaskonna kui mõjuka organisatsiooni pärandist jõudnud kikend ja kõik ainult tilluke osa. Kui te tahate näha mustpeade luksuslikke hõbenuusid, külastage Nigulistet, tahate näha mustpeade portreid valitsejatest kollektsioonist, külastage Linnamuuseumi Vene tänavas ja Raekoda ning osa dokumente on loomulikult ka arhiividesse talletatud, nii et see on väga rikkalik ja huvitav pärand.
Tallinna lõppeva nädala olulisemad teemad ongi vaadatud. Kõiki saates nähtud lugusid saab järelvaadata Tallinna Televisiooni kodulehel, Facebookis ja YouTube'i kanalis. Uuesti räägime Tallinna sündmustest nädala pärast pühapäeval kell 5:30. Soovin teile kaunist õhtu jätku.